Valimised on läbi, aga emotsioonid ei taha kuidagi maha rahuneda. Valimiskaebused on toonud poliitikud ja ametnikud vastamisi. Ühed räägivad ebaõiglusest, teised korras süsteemist. Suurem osa neid kaebusi käsitlevad hääletamistulemust kindlaks tegemist, kui kas siis kandidaadid või nimekiri on leidnud, et nendele antud häälte arv ei ole õige. Et need on sellised klassikalised valimiskaebused ja osad kaebused puudutavad siis e-hääletamise protseduuride erinevaid nüansse. Samuti on üks vaatlejatest esitanud 6 avaldust puuduste üle valimiste korralduses, mis keskendub eelkõige häälte lugemisele 19. oktoobril. Nendel valimistel on olnud rohkem kaebusi elektroonilise hääletamise protseduurika kohta. Aga mis puudutab selliseid klassikalisi kaebusi, kus vaidlustatakse häälte arvu, siis neid kohalike valimistel on alati palju rohkem, sest ka seal kohalikel valimistel iga hääle kaal on siis ka suurem, et siis jälgitakse väga terava pilguga seda. EKRE esimees Martin Helme näeb olukorda hoopis tumedates värvides. Tema sõnul on Riigikohtusse pöördumine vältimatu, sest valimiskomisjon olevat jätnud tõsised küsimused vastuseta, eelkõige e-häälte osas. Esmaspäevasel e-häälte korduslugemisel oli juures ka audiitor, kes lasi siis selle e-hääletusprogrammi läbi audiitorprogrammi. Ehk siis kontrollis seda e-hääletuste korrektsust ja see audiitorprogramm andis veateate. Ja mitte lihtsalt niisama veateate, vaid andis veateate seoses siis valimisurniga. Ehk siis nüüd meil on olukord, kus punkt 1, pühapäevane häälte lugemine läks ühtemoodi, esmaspäevane häälte lugemine läks teistmoodi ja punkt 2, audiitor ütles, et see häälte terviklikkus ei ole kinnitatud. Tema audiitorprogramm seal on peab panema linnukese sellele, et kas kõik on korras ja ütles, et ei ole korras. Nüüd sellises olukorras ilmselgelt tuleb uuesti lugeda ja lugeda niimoodi, et ka juures on vaatlejad ja erakonna esindajad, sest need on kõik meie hääled, millest me räägime. Ka politsei on saanud ridamisi teateid valimisreklaamide rikkumise, häälteostu kahtluse ja sellegi kohta, et inimesi on bussidega valimisjaoskondadesse hääletama veetud. Tänaseks on kuni 120 teadet laekunud meile erinevat, mis siis valimiste perioodil meil teavitati, et kokku siis seal sisaldabki nii vale koha pealt siis reklaami tegemist, reklaampakatite lõhkumist, on ka mõned teated ja arvamised, et äkki osteti hääli, neid on kokku 20 hulgas ja muid avalik korra rikkumisi, et kokku siis valimiste periood tõi meile 120 teadet. Kõigist neist me vaatame täna sisse ja teeme otsused, et kas tuleb ka menetlus alustada või mitte, et igal juhul valimisvabadus on üks tähtsamaid asju üldse, nii et ka igasugune plakati lõhkumine või vales kohas reklaami tegemine, et seal ei ole meie jaoks lubatavust. Valimisplakatite lõhkujaid ootab nüüd ees väärteomenetlus ja trahv. Tambre sõnul ei tasu kellelgi teise vara lõhkuda, sest karistamata see ei jää.